tantsuklubi Figurett. Kehrapäevad on saanud traditsiooniks. Kui oluliseks teie peate traditsioone? No ma arvan, et iga eestlase jaoks on oluline, et nagu teil on siin täna laulupidu, tantsupidu, et kindlasti ju kohalikud mõtlevad, kuidas nad ise laulupeol olid esimest korda, mis neil seljas oli. Täna on neil võib-olla lapsed siin laulmas, tantsimas. Vanaemad meenutavad oma aegu, et kindlasti siuke järjepidevus, kõik on ju õnnelikud. Разів 40, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ühiskond hoiavadki traditsioonid üleval, et siukseid asju muidugi peab tegema, et vaadake kasvõi, mis on saanud näiteks sellest uue maailmapäevadest ja kalamaja kogukondadest, et mida rohkem teha, seda rohkem see liidab kogukondasid ja ma arvan, et igas siukses väiksemas ja suuremas kohas on vajalikud siuksed traditsioonid, kus saadakse kokku, tehakse mingisugune ühisüritus, üks viib teiseni ja sellest sünnib kindlasti ka uusi toredaid mõtteid. No mul oli igatahes väga lõbus, ma loodan, ma sain lastele ka palju rõõmu tuua, et kuna mulle väga meeldib nägusid maalida, siis mul oli igatahes väga lõbus ja mulle tundub, et teistel on ka siin väga lõbus olnud, täiskasvanutel, lastel ja kõigil. Kui palju lapsi umbes on tulnud teie juurde maalima? No raske on öelda, aga ütleme niimoodi, et ma alustasin kell 10 ja nüüd lõpetasin ja pidevalt olen maalinud kogu aeg ja järjekord on ikkagi olnud, nii et ma arvan, et kuskil 50 maalingut võib olla. No 50 ma pakuks, jah, niimoodi ligikaudselt. Ja mis on kõige populaarsem maaling olnud? Ükssarvik.
kohe kindlasti üks sarvik, mul on üks sarviku pilt, kus on siuke sarveke peal ja kui sinna veel kivikesi ka panna, siis on hästi ilus. Ja Elsa maalingud on alati hästi populaarsed, see Frozeni teema on üldse hästi in praegu, et üks sarvik Elsa. No nagu me kõik teame, siis Pipi on ju Rootsist pärit, eks ju, ütleme nii, et ma tulin Segasumma suvilast ja Rootsist, nii et üle mere pidin tulema, päris pikk tee. Ja miks hobust kaasas ei ole? Sellepärast, et ma rääkisin härra Nilssoniga ja lepsime kokku, et jätame hobuse koju. Jah, et härra Nilsson tuli täna ise siia, siin on üks poni ka, nii et ma mõtlesin, et võib-olla ahvikesest täna piisab, et ma loodan, et on okei. Lihtsam see perekonna valss on kõigile teada ja tuntud see tants, kus õiglane saatus sul partneri toob. Ta peale ei hakka, ei aastad, ei mood. Las põruda põrand ja rappuda ruum. Las soeng läheb segi ja turi on kuum. Las põruda põrand ja rappuda ruum. Las soeng läheb. See on väga-väga hea üritus ja ilm on tohutult soosiv, aga et mina olen siin praegu ainult natukene aega olnud, sest ma olin tegelikult Kehra muuseumis, kus toimus püsiekspositsiooni avamine. Ja et seda üritust me oleme küll oodanud väga-väga kaua ja väga kaua korjanud seda ekspositsiooni kokku. Ja lõpuks ometi on see tore päev meie jaoks käes. Et väga palju annetasid sinna oma sellised säilitatud asju Kehra inimesed ja toodi ka mujalt igalt poolt võõrsilt ja praegu nad kõik seal nähtaval. Väga uhke ja ilus uus ekspositsioon, et ma kutsun kõiki, mitte ainult Kehra inimesi, vaid kõiki seda vaatama. Ei me soovi olla teisiti, ei me soovi No nii, kuidas teil läheb seni? Siit tuleb aga üks soovin head.